Tervist, tervist! Täna on mul siis selline videomaterjal, mida ma tahan siis teile rääkida, mida toob homne päev ja seda siis seostan astroloogia ja numeroloogiaga ja seda siis äh, kõikidele tähemärkidele. Miks ma siin naeran, seepärast et kell on praegu 9:30 õhtu ja kuna on nii ilus ja ma mõtlesin, ma teen täna siis taustaks selle, kuna on nii ilus rahulik õhtu. Sa näita, mul on seal selja taga luiged. Ma ise täiega kaifin seda, et mul on nad siin mu kõrval. Ja siis mul on töökaaslane, näete siin vaikselt. Ja siis me panime siia laua alla endale väikse selle sääse tossutaja. Aga kuna Lussi ei taha kuidagi tuppa jääda, siis ma võtsin ta praegu siia, vaatame, kuidas me hakkama saame. Vot, jah, ehitasin endale siia väikse platoo. Ja nii palju siis sellest, aga hakkame siis vaatama. Nii et suur tänu teile siis kõigile, kes te siin kanali peal olete olnud ja toetate kanalit igatemoodi. Vaatame, mis siis toob see värk. Ma ise näen siit teisele poole ja ausalt öeldes, oi, ma nüüd tahan ühte asja näidata, oodake korraks, ma ei saa isegi teemasse veel minna, jah. Et see on see, kui tuled õue, siis vaadake üks, kas te näete? Mõtleme, kus ta on. Ma tahan ise ka vaadata korraks. Ahah, see on nii hele praegu. Ühesõnaga, meil on luigepaar. Ja siis isane luik arvatavasti, tema alati käib ja vaatab seda asja, et kõik oleks korras. Ema on siis seal kivi peal. Ma ei tea, kui hästi te näete. Noh, ühesõnaga siis ta tuleb siia kuskile mulle hästi lähedale mingi hetk. Okei, see on nagu loodusfilmis. Okei, ma hakkan siis pihta. Mul on lihtsalt nii huvitav siin. 9. juuni 2026 ja Jupiter siis tuleb, teeb oma väikseid ringikesi siia, ehk siis 9. juunil, see on siis homme, 2026 toimub tundlik, õrn ja kaunis kahe planeedi ühendus, mis siis sümboliseerivad armastust, küllust, luksust, heaolu ja õitsengut. Ja need planeedid on siis Veenus ehk siis numeroloogiliselt number 6 ja Jupiter number 3 ja ühendus leiab aset siis vähimärgi viimastes kraadides. Ma ise astroloogias väga kõva käpp ei ole, aga ikkagi jälgin neid asju ja mulle väga meeldib neid jälgida. Kes teab natukene rohkem astroloogiast, saate kommenteerida siia alla. Ja see vähimärgi viimastes kraadides, see toob igale sodiaagimärgile kaasa omamoodi selline väiksed hüvasti jättu mingid kingitused, mingid sõnumid ja vaatame siis need läbi. Ja see on siis hüvasti jättu kingitus seetõttu, et juba juuni lõpus lahkub Jupiter siis number 3 energiaga numeroloogias sellest sodiaagi sektorist ja liigub edasi järgmisse märki. Ja sellega seoses jätab ta siis igale horoskoobi märgile mingisuguse märgi väärtuse siis maha. siis ma vaatan, kuidas sääskedega veel siin lood hakkavad olema. Vot, omad väärtused. Ja siis vähimärgis toimub Veenuse ehk siis number 6 ja Jupiteri number 3 ühendus meenutab meile kõigile väärtusi. Ta tuletab meelde, et tõeline rikkus tähendab kohta siin maailmas, kus hing ei pea ennast kaitsma kogu aeg ja kohta, kus tunneme end turvaliselt hoituna ja omana. Eks mis on meile siis hingele nagu omasem. Ja selle ühenduse eripära siis seisneb selles, et sama energia avaldus juba 12. augustil 2025. aastal ehk siis eelmise aasta augustis, tuletage meelde. Kui me siis ei saanud seda, mida soovisime või saime seda vaid osaliselt, siis nüüd annab elu meile teise võimaluse saavutada seda siis, mida me siis tahtsime või mida me tegime, ehk siis tuletage meelde, kommenteerige siia alla. Ja millest see ühendus siis räägib? Kõigepealt tõelistest väärtustest ehk siis number 6, see Veenuse energia ja Jupiter number 3 ühendus meenutab meile, et mis on meie jaoks tegelikult oluline, mis omab tähendust ja mis teeb meid siis õnnelikuks. Ja Veenus number 6 sümboliseerib meie väärtushinnanguid. Mõlemad planeedid vähimärgis aitavad meil lõpetada hirmust lähtuva eluviisi ning luua ruumi, kus ei pea ainult ellu jääma, vaid saab päriselt elada. See on seesama, mis ma täna metsalootuskäigu videos ütlesin, et lõpuks ometi tulge siis endalt tee pealt eest ära. Ja see energia räägib ka juurte loomisest, see räägib kodust, see räägib tundest. Et siin
ma tahan olla ja siin on mu koht, igaüks tunnetab seda, arvatavasti on juba tundnud. ja see ei ole aeg, mil keskenduda ainult probleemide lahendamisele, et see on aeg, mil õppida elu tundma, kogema ja nautima. ja Veenus siis number 6 ja Jupiter number 3 avaldumine vähimärgis on väga tundlik ja südamlik. eks see toimub nüüd kõik siin väga lähipäevadel, aga homme on siis justkui nagu kulminatsioon number 9. juuni. ja siis muutub olulisemaks eneseväljendus, nähtavus, aktiivne tegutsemine välismaailmas. ja praegu aga juhib siis Veenuse number 6 ja Jupiteri number 3 ühendus tähelepanu sisemisele tasakaalule, emotsionaalsele, turvalisele ja kodutundele, lähedastele suhetele. ja paljud inimesed siis tunnevad praegu, et on väsinud pidevast kiirustamisest, võistlemisest, produktiivsuse tagaajamisest, tekib soov rahu, vaikuse ja kodusoojuse järele. huvitav on veel ka see, et see on justkui selline juuni- ja jaanipäeva periood ja kõik muud asjad. ja kuna ühendus toimub siis vähimärgis, võivad esile kerkida ka vanad perekondlikud ja emotsionaalsed mustrid. võime tunda vajadust lõpetada pooleli jäänud lood, sulgeda vanu peatükke või vabastada ennast siis emotsioonidest, mis on meid kaua saatnud. väga huvitav, kommenteerige siis siia. minul endal täna hommikul käis väga huvitav seik, mis arvatavasti muudab siis minu elu täna väga tõsiselt. just sellega seotult siis paar lauset tagasi, mis ma siis teile jagasin, nii et kommenteerige enda toimetustes ka, kuigi täna on 8. sõltub muidugi, millal sa siis seda vaatad, eks ju. ja see võib siis avalduda nostalgiatundena, mälestustena minevikust, mõtetena inimestest, kes olid kunagi olulised, ootamatu kohtumise või kirjana inimeselt, kellega sidus sügav emotsionaalne side. ja Jupiter ehk siis 3 ja Veenus number 6 meenutavad meile ka seda, et ühiskond ei arene ainult tehnoloogia abil. sama oluline on emotsionaalne küpsus, hoolivust ning viis, kuidas ühiskond hoolitseb laste, eakate ja perekondade eest. seetõttu võivad paljudes riikides tõusta esile teemad, mis puudutavad näiteks eakate heaolu, laste vaimset tervist, perekondade toetamist, seda siis näeme siis, kes vaatab siis poliitikat, kes vaatab uudiseid, siis on need kindlasti päevakohal, ma ei tea, kus riigis on näiteks valimised päevakorral, siis seda ju lubatakse kogu aeg ja nii edasi. jaa, ehk siis selle ühenduse peamine teema on leida siis ruum, kus saab elada, mitte ainult ellu jääda. ehk siis see on siis selline kvaliteetne eluase ja kõik sellised, mis on siis erinevate riikide tasanditel siis päevakorras. ja üha rohkem inimesi siis küsib endalt, et kellega koos ma elan, kuidas ma ennast nende inimeste kõrval tunnen, kus on minu jõupaik, kas minu kodu annab mulle rahu ja puhkust ja nii edasi. ja paljud mõtlevad nüüd näiteks kolimisele, remondile, kodu uuendamisele või pereelu tasakaalustamisele. tahtsin ütelda taaskasutamisele kes seda teab. ja vaatan siis nüüd kõik horoskoobi märgid eraldi. nii nagu ma tegin, ma ei mäleta, millal ma tegin ühe video, siis see ka nagu sai hästi palju head tagasisidet. miks ma seda kõike teen, sellepärast et ma ise uurin ja vaatan neid, mulle on need väga olulised. ja kas nad nüüd minu elu muudavad, aga ma kindlasti jälgin nende mõju nii numeroloogiliselt kui ka astroloogiliselt, sest minu meelest astroloogia ja numeroloogia on omavahel väga tugevalt seotud. nii, võtame siis jäära. ja jäära horoskoobis siis toimub Veenuse number 6 ja Jupiteri number 3 ühendus 4. majas. jälle, kes astroloogias on kõvem käpp, kommenteerib siia. ja see sektor sümboliseerib siis kodu, elukohta, perekonda, juuri ning sisemist turvatunnet. ja sinu jaoks avaldub see ühendus helde kingitusena, mis aitab parandada olukordi, mis on seotud kodu, perekonna ja elukeskkonnaga. tuletan meelde, et siis homme on siis 9. juuni, on ju, et siis nüüd selle piirkonnas, selles ajas homme võib-olla päevakorras on teil just sellised asjad. ma üritan täna selle video siia üles panna. Nii, ja esimene selline ühendus leidis selles sektoris aset siis 12. augustil 2025 ehk siis eelmine aasta. ja see tähendab, et Jupiter number 3 energia on juba terve aasta mõjutanud just neid eluvaldkondi, nüüd toob ta kaasa selle tsükli tulemused, ehk siis mis olid seotud siis koduga, perekonnaga, elukeskkonnaga. ja mõne inimese jaoks avaldub see väga praktilisel tasandil, et mõne jaoks on otsuse või sisemise arusaamana, mis puudutab kinnisvara, kodu,
perekonda või turvatunnet. mõne jaoks on see periood juba toonud või valmistub alles tooma suure kingituse perekonna laienemise näol. ja mõne jaoks tähendab see kindlat otsust kolida või leida endale paik, kus on hea, rahulik, turvaline ja hubane olla. ja see 9. juuni perioodil nüüd, see on ka aeg, mil tekib soov teha remonti, uuendada kodu sisustust, vahetada mööblit, muuta eluruumi kaunimaks, luua rohkem harmooniat oma koduses keskkonnas ja samuti kasvab soov hoolitseda oma kodu heaolu eest, oma vara eest, perekonna eest, lähedaste inimeste eest. ja see ühendus õpetab järele, et alati ei pea võitlema. vahel on olulisem luua rahu, luua heaolu, luua seisund, milles tunned end hästi ja seejärel õppida seda seisundit nautima. see aeg võib tuua rõõmsaid sündmusi perekonda. samuti võib see tuua häid uudiseid lähedaste sugulaste või pereliikmete kohta. mõni otsus ei pruugi veel kohe realiseeruda, kuid sellest saab järgmise aasta oluline suund, ehk siis nüüd 9. juunil see, mis te nüüd homme ette võtate või selles piirkonnas. ja see võib puudutada siis kolimist, kodu korrastamist, kinnisvaraga seotud küsimusi, perekondlikke muutusi. samuti võib see energia olla seotud pere loomisega või kohtumisega inimesega, kellest saab tulevikus oluline osa sinu elust. mõne jaoks võib päevakorda tulla kinnisvara või maatüki ostmine. teiste jaoks võib see olla alles esimene tõsine mõte või plaan selles suunas. jaa, ehk siis kokkuvõttes parandab Veenuse number 6 ja Jupiteri number 3 ühendus kõike seda, mis on seotud sinu ehk siis jäärade, kodu, vara, elukoha ja perekondliku eluga. ja see toimub rohkem siis rahu, turvatunnet, stabiilsust ja sisemist kindlust. vot, kommenteeri, ma vaatan korraks siia selja taha. kuidagi huvitav. ma olen vist luikide jaoks liiga kärarikas. panid minema? okei, noh, mis sa teed? võib-olla teie nägite, kui nad vahepeal siin seilasid, ehk te siis andke mulle märku, kuhu poole nad läksid, sinna või sinna. Nad tavaliselt lähevad sinna. nii, võtame sõnnid. ma küll üritan rääkida rahulikult, et ei tõsta eriti häält, nii et võite ka kommenteerida, kas ma karjun väga kõvasti. okei, sõnn. sõnni jaoks toimub siis Veenuse number 6 ja siis Jupiteri number 3 ühendus horoskoobi 3. majas. see ühendus toob siis kaasa tunde, et elu hakkab taas liikuma ning paljud protsessid kiirenevad. võid märgata, et asjad, mis varem venisid või seisid paigal, hakkavad nüüd arenema kiiremini ja sujuvamalt. ja sinu ellu jõuab vajalik informatsioon õigel ajal. võimalik, et saad kiiremini kätte vajalikud dokumendid või lahenevad küsimused, mis on sind seni ühes kohas kinni hoidnud. tekib tunne, et elu liigub edasi ning sinu ees avanevad uued võimalused. see on väga soodne periood neile, kes plaanivad alustada oma ettevõtlusega või arendada olemasolevat tegevust. Pole oluline, millises valdkonnas sa tegutsed. ehk siis see number 3 energia Jupiteri näol aitab laiendada võimalusi ning Veenus number 6 energia näol siis numeroloogiliselt aitab luua kasulikke kontakte ja toetavaid suhteid. samuti on see suurepärane aeg õppimiseks. võid alustada uue eriala omandamist, õppida uusi oskusi, läbida täiendkoolitusi, omandada teadmisi, mis avavad tulevikus uusi võimalusi. ja see periood võib tuua soovi osta uus auto või muu transpordivahend. ja see on ka seotud siis liikumise ja igapäevaste ühendustega, mistõttu võivad tähelepanu keskmesse tõusta kõik teemad, mis muudavad sinu liikumise mugavamaks ja tõhusamaks. üldiselt annab see periood sulle uusi tööriistu reaalsusega suhtlemiseks. Need tööriistad võivad olla siis materiaalsed, tehnilised, teadmistepõhised, emotsionaalsed. ja inimesed sinu ümber muutuvad nüüd oluliseks ressursiks. kala. Assa, teate, see oli siinsamas kalda ääres. vaadake, kuidas mõte läheb ära, jah. kurinahk. vot, lähen kohe tagasi siia. ma ei tea, see ajab mõtteid mujale. see on vist tagumine kord, kui ma õues teen. võib-olla esimene kord. ja ehk siis tuleme siis tagasi siia, et inimesed sinu ümber muutuvad nüüd oluliseks ressursiks, jah. Nad võivad sind aidata, jagada vajalikku teavet, pakkuda lahendusi või juhtida tähelepanu võimalustele, mida sa ise pole märganud.
ja see ühendus justkui tõukab sind edasi huvitavamasse ja avaramasse ruumi. ja see võib väljenduda siis uute ideede kaudu, uute tutvuste kaudu, uute projektide kaudu, uue töö või tegevussuuna kaudu. ja see on periood, mil võid selgelt tajuda, et oled huvitav inimene ning sul on maailmale midagi pakkuda. mul on tunne, et üks koht jäi mul vahele ja, ja siis see, et see periood annab siis sulle palju uusi tööriistu reaalsusega suhtlemiseks ja need tööriistad on siis materiaalsed, tehnilised, teadmistepõhised või emotsionaalsed. ja vajalikud inimesed ja vajalik teave ilmuvad sageli just siis, kui sa neid kõige rohkem vajad. justkui keegi nagu tõukab, tuleb, ütleb midagi. ja samuti võib tekkida soov uuendada oma välimust või stiili. sind võivad kõnetada uued aksessuaarid, vahet pole, kas sa oled mees või naine, tehnoloogilised seadmed, ehted, esemed, mis rõhutavad sinu isikupära. ja kuna ühendus toimub sinu märgi suhtes väga soodsas aspektis, võid tajuda, et maailm muutub sinu vastu sõbralikumaks ja toetavamaks. ja sinu ees avanevad uued teed ja võimalused. ja see periood võib tuua huvitava pakkumise, kutse või võimaluse, mis aitab sul liikuda järgmisele tasandile. ehk siis kommenteeri siia, mida sa tajud, mida sa tunnetad, mis nüüd toimub nende lähipäevadel, nüüd kui see Jupiter ja Veenus teevad omad ümberhüppamised. Läheme siis kaksikute juurde ja kaksikute jaoks toimub siis Veenus ehk siis number 6 energia, Jupiter number 3 energia, nende ühendus siis horoskoobi teises majas. majade suhtes siis ka kommenteerige, kes teab rohkem. ja see on kala. ja see on isiklike ressursside, sissetulekute, materiaalse heaolu ja eneseväärtuse sektor. väga huvitav, mul on palju kaksikutest tuttavaid. ja see ühendus toob uusi võimalusi raha teenimiseks. mõni inimene võib saada töökoha, millest on kaua unistanud, mõni võib leida võimaluse teenida lisaraha. ja kuna see Jupiter number 3 siis sümboliseerib laienemist ja mitmekesisust, võib sinu ellu ilmuda täiendav sissetulekuallikas. ja see võib siis ka olla kas sulle siis ühekordse tuluna, kõrvalprojektina või võib-olla hoopis täiesti uus töö ja võib-olla ka hoopis mingi püsiv sissetulek, sõltub, mis sul päevakorras on olnud või näiteks see, et sa oled ammu oodanud, soovinud ja see tuleb ootamatult. ja samuti hakkad rohkem mõtlema sellele, kuidas oma raha hoida ja kasutada. hakkasin mõtlema praegu korraks ühe asja peale, ma vaatan, on okei okay. hakkasin, hakkasin mõtlema, kas mul mikrofon on peal. on. ja samuti hakkad siis rohkem mõtlema sellele, kuidas oma raha hoida ja kasutada. tähelepanu võivad köita siis säästmine, investeerimine, finantskirjaoskus ehk siis kõik sellised asjad ja pikaajaline planeerimine, kusjuures kaksikute osal see on võib-olla ka natukene haruldus. ja mõni võib avada konto teises pangas või otsida uusi võimalusi oma raha hajutamiseks ja turvalisemaks hoidmiseks. ja see see periood räägib siis ka mitte ainult siis tuludest, vaid ka siis kuludest ja seetõttu siis võib Veenuse see number 6 energia, Jupiteri number 3 energia, see nende ühendus viidata sellele, et hakkad rohkem investeerima iseendasse. võid osta midagi, mis annab sulle suurema enesekindluse ja aitab tunda ennast väärtuslikumana. sul võib tekkida soov välja näha ja ennast tunda kooskõlas oma tulevikuvisiooni, soovide ja eesmärkidega. see periood võib tuua kauaoodatud suurema ostu, see võib olla ese, millest oled kaua unistanud, mille omandamine pakub sulle erilist rõõmu. kõige olulisem sõnum selle ühenduse juures on siiski see, et sinu rahalised võimalused laienevad. ja sinu ellu võivad ilmuda uued kanalid, mille kaudu liiguvad raha, võimalused, ressursid. ja see ühendus puudutab ka sinu väärtushinnanguid. võid hakata sügavamalt mõistma, mis on sinu jaoks tegelikult oluline, mis teeb sind õnnelikuks, mis väärib sinu aega ja energiat ja mis loob sinu elus tõelist väärtust. ja seesama Veenuse ja Jupiteri ühendus aitab sul siis nendele küsimustele vastuseid leida ning kujundada tugevamat eneseväärtust ja teadlikumat suhet iseendaga ja küllusega. ehk siis see, mida ma ka väga paljudes videotes ütlen, et saage lihtsalt iseendaga tuttavaks, siis hakkavad kõik asjad ka energeetiliselt paremini toimima. iseendaks tuttavaks saamise meetodeid on väga palju.
Vähk. Lähme vähi juurde. Vähi jaoks on see ühendus eriti oluline ja väärtuslik, nii nagu tegelikult kõigile. See toimub siis teie vähkide siis esimeses majas ning järgmine samasugune ühendus leiab aset alles umbes 12 aasta pärast. Vot, kes teab, see teab. Ma soovitan siis astroloogide poole pöörduda selles osas, mina saan numeroloogiliselt vaadata seda, mis teid ootab 12 aasta pärast. See on tegelikult väga lihtne matemaatiline vorm ja samas kutsun teid üles ka, issand, kui huvitav, siin kohas mul praegu lihtsalt tuli pähe vestlusõhtu, on juuni viimasel pühapäeval, kus ma räägin siis aastate energiatest, nii. Jah, lähme vähi juurde tagasi, väga vabandan, siin tuli selline koht ja püüan meenutada, millest sa mõtlesid või unistasid siis 12. augustil 2025, see mõjutab siis seda perioodi. Ja kui tegid siis mõne olulise otsuse, kuid ei viinud seda lõpuni, annab elu sulle nüüd uue võimaluse. Ja see ühendus toob kaasa väga erilise tunde. Tunde, et aeg ja ruum töötavad sinu kasuks. See võib väljenduda energiatõusus, sisemises uuenemises, soovis midagi oma välimuses muuta, soovis muuta oma rolli ühiskonnas, soovis alustada uut peatükki. Ja see aspekt toob sulle õnne väga erinevates eluvaldkondades. Seetõttu tasub praegu proovida seda, millest oled unistanud. Isegi kui sa ei tee kohe suurt sammu, on oluline teha vähemalt esimene samm soovitud suunas. See on sama, mida ma ütlen. Alustage. Ja see Veenuse energia number 6 suurendab sinu loomulikku šarmi, ligitõmbavust ja magnetismi. Jupiter number 3 siis avardab võimalusi ning suurendab tunnet, et elu liigub õiges suunas. Ehk siis 3 on alati selline nagu kuulsuse blokimise ja kõige selle energiaga seotud. Ja sa võid märgada, et õiged inimesed jõuavad sinu ellu. Võimalused avanevad kergemini, asjad sujuvad loomulikumalt, tekib rohkem usku tulevikku. Ja traditsiooniliselt peetakse sellist ühendust saatuse kingituse ajaks, just teile siis vähid. Ja öeldakse, et selle energia ajal saab inimene just selle, mida tema hing kõige rohkem vajab. Enne kui Jupiter number 3 energia siis liigub järgmisse südiaadi märki, jätab ta vähile väga olulise kingituse ja see kingitus on usk oma tulevikku. Super. Ja see on teadmine, et sul on võimalik luua elu, millest oled unistanud. Ja see on sisemine kindlus, et sinu soovidel on potentsiaal saada reaalsuseks. Ja sageli osutub just selline usk väärtuslikumaks kui ükskõik milline materiaalne saavutus. Jah, uskuge iseendasse. On ju, Lüssi? Lüssi tahab magama jääda, ma panen Lüssile väikse teki peale siia. Nii. Väga hea. All right, ma võin teile näidata oma väikest töökaaslast, ma ei tea, kas te näete. Nüüd töökaaslane siin. Nii. Nüüd peaks teile natukene reklaamivoosi näitama. Ma peaks ise ka nägema, mida te näete. Kohe jätkame siis lõviga, nii et te saate siin võtta. Vaatame korraks, kus luiged on. Kas nad on seal või? Teiega koos praegu jahil. Mitte jahil, näete, kajakad liiguvad seal, jah. Et selline on see vaade siin. Mulle räigelt meeldib. Saate aru, siinsamas oli just kala. Ma ütlen kohe. Ma pole veel võrke sisse pannud. Töökaaslane on siin. Nii. Okei, jätkame. Hämardub. Nii, te saate loodusilmi vaadata siis siit kõrvalt nii kaua. Jätkame. Nii, lõvi. Ja lõvi jaoks toimub siis Veenuse number 6 energia, siis numeroloogiliselt Jupiteri siis ehk siis number 3 energia siis 12. majas ja see on lõpetamiste, sisemise vabastamise ja varjatud protsesside, alateadvuse ning kõige selle sektor, mis ei ole alati nähtav, kuid mõjutab meie elu sügaval tasandil. Seetõttu võib see periood tuua lõpule mõne pikaajalise olulise elutsükli. Lõvid, kommenteerige siia. See võib puudutada suhteid, tööalaseid olukordi, sisemisi uskumusi, emotsionaalseid protsesse ja vanu elumustreid. Oluline on mõista, et siin ei räägita tingimata millestki negatiivsest või siis kaotusest. Pigem on tegemist siis loomuliku üleminekuga ühelt tasandilt järgmisele.
ja see on siis seotud kõige sellise varjatumaga, seetõttu võib minevik nüüd endast märku anda ja võimalikud on ootamatud kohtumised, vanade tuttavate ilmumine, olulised sõnumid, vastused küsimustele, mis on sind kaua saatnud, olukorrad, mis aitavad sul mõista mõne varasema sündmuse tegelikku tähendust ja mõne jaoks tähendab see teadlikku otsust vabaneda millestki, mis on aastaid energiat kulutanud. Ja see võib olla siis vana hirm, see võib olla lahendamata emotsioon, see võib olla olukord, mille külge oled olnud seotud isegi siis, kui see on tegelikult juba ammu läbi saanud. See ühendus võib muuta ka sinu igapäevaelu korraldust. Mõne jaoks võivad avaneda uued töövõimalused, mõni võib saada ettepaneku, mida pole osanud oodata. Mõni võib avastada täiesti uue suuna, mis hakkab mõjutama lähiaastaid. Ja samuti on see väga soodne aeg reisideks. Need ei ole tingimata meelelahutuslikud reisid, need võivad olla reis sünnipaika, tervisereis, taastumisreis, puhkus looduses ja koht, millel on sinu jaoks sügav hingeline tähendus. Ja see energia siis, see planeetide ühendamine aitab vabastada energiat kõigest sellest, mis on sind tagasi hoidnud või väsitanud. Võid tunda, et midagi sinu sees muutub kergemaks, et sa ei pea enam kandma koormaid, mis ei kuulu enam sinu teele. Ja see on eriti oluline, sest juba 30. juunil liigub Jupiter ehk siis kolmas energia numeroloogiliselt sinu märki ning algab uus 12-aastane arengutsükkel. Ja see tähendab, et praegune periood on ühtaegu kokkuvõte eelmisest tsüklist ja ettevalmistus järgmiseks tsükliks. Ja kõik see, mida oled viimasel aasta jooksul õppinud, loonud või läbi elanud, hakkab nüüd moodustama vundamendi tulevikule. Ja minevik võib tuua sulle kingitusi ja need kingitused ei pruugi olla materiaalsed. Need võivad olla kogemused, taipamised, inimesed, võimalused, teadmised. Ja samuti võid saada olulist teavet, mis osutub järgmiste kuude jooksul väga väärtuslikuks. Ja selle ühenduse peamine sõnum seisneb selles, et universum annab sulle loa liikuda edasi. Vana peatükk hakkab sulguma, uus peatükk valmistub avanema. Ja seekord on sul siis rohkem tarkust, kogemusi ning sisemist küpsust kui kunagi varem. Neitsi. Keegi piniseb mu kõrva juures. See ei ole neitsi. Nii, neitsi jaoks toimub Veenuse ehk siis number 6 energia ja Jupiter number 3 ühendus siis 11. majas, mis on seotud siis tulevikuplaanide, sõprade, kollektiivide, sotsiaalsete eneseteostuste ja pikaajaliste eesmärkidega. Ja see ühendus annab sulle tugeva laienemise tunde just läbi ühiskondliku tegevuse ja tulevikuvisiooni. Ja mõne jaoks avaldub see uute plaanidena. Need võivad puudutada siis tööelu, ettevõtlust, õppimist, perekonda, isiklikke eesmärke. Ehk siis tuletan meelde see 9. juuni 2026. Kõige sagedamini puudutab see siiski tööd, uusi projekte või arengusuundi. Võid hakata õppima uut ametit, võid proovida ennast valdkonnas, mille vastu oled varem ainult huvi tundnud. Mõne jaoks tähendab see oma ettevõtte loomist või olemasoleva tegevuse laiendamist. See võib olla ettevõtlus, mis on suunatud suuremale hulgale inimestele ning mille mõju kasvab järk-järgult. Sama energia võib väljenduda ka isiklikus elus. Mõne jaoks tähendab see abiellumist, mõne jaoks uut tutvust, mis jääb pikaks ajaks elu mõjutama. 11. maja on seotud sõprade ja kogukondadega. Seetõttu võivad sinu ellu ilmuda uued inimesed. Need inimesed võivad tuua uusi ideid, uusi teadmisi, uusi võimalusi ja uusi vaatenurki. Samuti võib laieneda sinu huvide ring. See võib toimuda õppimise kaudu, töö kaudu, partneri huvide kaudu, uute kogemuste kaudu. Ja üks väärtuslikumaid kingitusi, mida see ühendus annab, on tunne, et sa ei ole üksi. Näete, nagu minagi, koos sääsega. Sa võid selgemalt tajuda, et sinu ümber on inimesed, kes mõistavad sind ja hindavad sinu panust. 11. maja on ka tulemuste maja. Seetõttu võib see periood tuua kaua oodatud vilju. Sa võid äkitselt märgata, et kõik see, mille nimel oled töötanud, hakkab lõpuks tulemusi andma. Mõni tulemus võib tulla isegi suuremana, kui sa algselt lootsid. Võivad saabuda uued pakkumised, kasulikud kontaktid, huvitavad projektid, ootamatud võimalused. Kõlab nii uhkelt. Ja need võivad tulla sõprade, tuttavate või kolleegide kaudu. Samuti hakkad oma tulevikku nägema avaramalt. Seal, kus varem tundus olevat üks tee, näed nüüd siis mitut võimalust, mitut võimalikku suunda.
kasvab usk oma plaanidesse, kasvab soov neid reaalsuseks muuta. Ja selle ühenduse üks oluline taipamine on arusaam, et elus juhtub kõik õigel ajal. Kui sulle tundus kunagi, et jäid mõnest võimalusest ilma, siis nüüd võid mõista, et sel hetkel ei olnud see sinu jaoks õige valik. Praegu avanevad siis sinu ees uued võimalused, mis võivad osutuda veelgi väärtuslikumaks. Samuti on see väga soodne aeg interneti, sotsiaalvõrgustike ja veebipõhiste projektide seotud tegevusteks. Ja 11. maja on seotud ka kollektiivsete sündmustega. Seetõttu võib see aeg tuua ühiseid reise, no jaanipäev on tulemas, eks ju, kutse pulma, olulise ürituse, inspireeriva kohtumise näol ja suurema kogukondliku ettevõtmise näol. Ja see on aeg, mis võib tuua sinu ellu särava ühise kogemuse ja tunde, et kuulud õigesse kohta õigete inimeste keskel. Selline värk teiega, neitsid. Järgmine on siis kaalud. Eks tuletan meelde, see on see, mis siis nüüd see aeg, mis on 9. juuni 2026. Ja kaalude jaoks toimub siis Veenuse number 6 energia ja Jupiteri number 3 energia ühendus siis 10. majas ehk sinu horoskoobi kõrgemas punktis. Ja see on väga oluline sektor, sest see on seotud sinu staatuse, positsiooni, saavutuste, autoriteedi ja ühiskondliku tunnustusega. Seetõttu võib see ühendus tuua sündmusi ja protsessi, mis hakkavad juba praegu või lähitulevikus muutma sinu staatust ning kohta ühiskonnas. Ja see näitab siis karjäärile, ametialast arengut, mainet, saavutusi, mõjuvõimu, ühiskondlikku rolli. Ja see mõjutab siis kõige rohkem sellist sektorit või sündmust või saavutust, mille üle tunned siirast uhkust. Ja iga inimese puhul võib see avalduda erinevalt. Mõne jaoks võib see tähendada abiellumist näiteks. Mõne jaoks rõõmsaid sündmusi partneri elus. Mõne jaoks lapse sündi või perekonna suurenemist. Mõne jaoks olulist ostu, mis ei ole tähtis ainult sulle endale, vaid kogu pere tulevikule. Need võivad olla siis kodu ostmine, näiteks kinnisvara soetamine, perekonna jaoks oluline investeering, suurem materiaalne saavutus, ka töö ja karjääri valdkonnas hakkab see ühendus ennast tugevalt näitama. Võid märgata, et sinu pingutusi märgatakse rohkem kui varem. Juhtkond, tööandjad või olulised inimesed hakkavad tähele panema seda, mida oled juba pikemat aega loonud. Ja mõne jaoks tähendab see ametikõrgendust, suuremat vastutust, palgatõusu, tunnustust, uut ametikohta. Ja mõne jaoks tähendab see oma ettevõtte loomist või otsust hakata tegutsema iseseisvalt. Ja see Jupiteri energia number 3 siis annab väga palju siis sellist, soosib kasvu ja laienemist. Ja see Veenuse number 6 energia siis aitab luua toetavaid suhteid ja meelitada ligi võimalusi. Seetõttu on paljude kaalude jaoks tegemist perioodiga, mil karjääris tehakse olulisi samme edasi. Psühholoogilisel tasandil toob see ühendust kaasa veel ühe olulise taipamise. Ja hakkad mõistma, et tõeline tunnustus ei sünni siis, kui püüad iga hinna eest teiste heakskiitu välja teenida. Tõeline tunnustus sünnib siis, kui inimene tunneb ise oma väärtust. Ja kui sa seisad kindlalt oma positsioonil ja kui sa usud sellesse, mida sa teed. Sellisel hetkel hakkavad ka teised sind märkama. Ja ta kingib sellise hästi olulise tunde teile sellel perioodil, ehk siis nüüd, mis on seotud siis 9. juuniga. Ja see tunne on see, et mingi areng toimub sinu elus, et elu liigub edasi, et sinu ees on perspektiiv, et sinu ees on võimalused ja kuigi kõik ei pruugi juhtuda üleöö, siis sa liigud kindlalt kõrgemal tasemel kui siis enne, kui siis varem. Ehk siis kommenteeri siia. Skorpionid. Ja skorpionite jaoks toimub siis Veenuse number 6 energia ja Jupiteri number 3 ühendus horoskoobi 9. majas ning see moodustab sinu märgiga väga soodsa õnne ja arengu aspekti. Ja see ühendus avab sinu ees uusi horisonte ning loob võimalusi avada oma elu palju laiemas perspektiivis. Ja see siis viitab õppimisega seotud teadmistega, õpetamisega, maailmavaatega, reisidega, välismaaga, tuleviku perspektiividega. Ja seetõttu võib selle ühendusmõju avalduda siis mitmel erineval viisil. Kõige sagedamini puudutab see siis õppimist. Mõni inimene alustab võib-olla uut eriala, siis võib-olla keegi teist siis alustab mingi täiendõppega.
ja mõni omandab uusi oskusi või teadmisi, mis avavad siis tulevikus täiesti uued võimalused. ja see võib siis olla kas uus amet lähitulevikus, uus kvalifikatsioon, võõrkeel, siis mingisugune professionaalne väljaõpe, teadmised, mis suurendavad sinu väärtust tööturul. ja siis see number 3 energia konkreetselt siis sellel perioodil 9. juuni paiku, ehk siis siit edasi liikudes, siis on seotud tugevalt haridusega, tarkuse ja silmaringi avardumisega. ja number 6 siis aitab muuta, ehk siis Veenuse energia selle protsessi inspireerivaks ja meeldivaks. ja see ühendus võib viidata ka väga tugevalt ka kolimisele, ehk siis sa võid kolida siis teise linna, teise riiki, kinnisvara ostmine võib-olla kuhugi mujale ja võib-olla siis teise elukoha loomine, midagi kõrvalt siis sissetulekuallika mõttes. ja paljude jaoks tähendab see lihtsalt seda, et teie maailm muutub suuremaks. ja number 3 siis Jupiteri energia viitab ka sellele, et see on seotud dokumentide, seaduste, ametlike küsimuste ja rahvusvaheliste teemadega. seetõttu võivad nüüd laheneda mingid teatud küsimused, mis puudutasid siis elamisluba näiteks, kui sul on see päevakorras, dokumente, kodakondsust, juriidilisi protsesse, ametlikku õigusi või siis näiteks ametikõrgendust. ja selle ühenduse väga oluline mõju toimub aga sisemisel tasandil. sa võid järsku mõista, et sinu senine elu on muutunud liiga kitsaks, võid tunda, et oled valmis enamaks, et sinu võimalused ei piirdu sellega, mida oled seni näinud. et kuskil on sinu jaoks midagi suuremat. kui tegeled ettevõtlusega, võib see olla periood, mil hakkad oma tegevust laiendama näiteks, võid tuua turule uusi teenuseid, luua uusi tooteid, leida uusi kliente, avada uusi müügikanaleid, teha koostööd välispartneritega, sõlmida rahvusvahelisi lepinguid ja see energia toetab tugevalt ka intellektuaalset tegevust, näiteks õpetamist, nõustamist, kirjutamist, kursuse loomist, teadmiste jagamist ja kõik tegevused, kus kohtuvad teadmised ja loominguline inspiratsioon, saavad sellest ühendusest väga suurt tuge. ja see periood siis 9. juuni 2026 siis on seotud ka väga tugevalt sugulaste, sõprade ning partneritega. ja seetõttu võivad nende inimestega tekkida ühised plaanid, uued eesmärgid, inspireerivad ideed, olulised otsused. ja see periood on siis ka seotud väga tugevalt lastega, lastelastega. mõne jaoks võib see tähendada lapselapse sündi, mõne jaoks reisi laste või lastelastega, mõne jaoks täiskasvanud lapse abiellumist näiteks, kui see on päevakorral. ja see energia parandab sageli mitte ainult sinu enda olukorda, vaid ka sinu laste elu. see võib väljenduda siis haridusega seotud võimalustes, olulistes ostudes, investeeringutes laste tulevikku. võib-olla hakkad õppemaksu lapsel maksma ja siis samamoodi auto või kinnisvara soetamises lapse jaoks, kuidagi lastega seotult. ja selle ühenduse mõju võib ju tegelikult olla palju laiem kui ükski konkreetne siis minu toodud näidetest. Siis see viitab tegelikult see periood sellele, et sa tunned, et sinu tegevustel on nüüd mingit tulevikku. et see, mida sa täna lood, võib homme kasvada millekski palju suuremaks. sul võivad siis tekkida uued huvid ja hobid ja need ei pruugi olla seotud rahaga või praktilise kasuga. Need võivad lihtsalt anda sinu elule uusi tähendusi, uusi eesmärke ja uue nägemuse tulevikust. Siis see kogu see energia, see peamine energia on see, et see ühendus annab Skorpionile siis sügava veendumuse, et maailm on palju avaram ning võimalusi on sinu jaoks oluliselt rohkem, kui sa oled seda siiamaani uskunud. vot selline Skorpionile siis energia. minu abilisel kukkus tekk maha. Siis lähme hamburite jaoks edasi. ja hamburid, siis teie jaoks toimub Veenuse X number 6 energia, Jupiteri number 3 ühendus siis teie 8. majas ja see on ühiste ressursside, ühise vara, investeeringute, finantskoostöösse, sügavate sisemiste muutuste sektor. ja 8. maja, siis seda nimetatakse siis ka Fööniksi majaks. tule siia, nüüd. minu abiline hakkab väsima. ja see on siis ka taassünd, uuenemine, kriisidest väljumise sümbol.
ja praktilisel tasandil võib see periood tuua lõpule ka protsesse, mis on seotud ühise kapitali või ühise ressursiga. Näiteks võivad päevakorda tulla, ehk siis tuletan meelde ikkagi see 9. juuni, eks ju, see periood siit alates, siis kinnisvaraga seotud küsimused, investeeringud, laenud, maksud, kindlustused, pärandiasjad, rahalised kokkulepped, ühised finantskohustused. See võib olla aeg, mil lahenevad küsimused, mis on sind rahaliselt või emotsionaalselt pikemat aega koormanud. Mõne jaoks võib see tähendada laenu saamist soodsatel tingimustel. Mõne jaoks võimalus töötada teiste inimeste kapitali, vara või investeeringutega. Näiteks võib see väljenduda vahendaja, konsultandi või finantsvaldkonnaga seotud tegevusena. See on periood, mil rahalised küsimused võivad laheneda sinu jaoks eriti soodsalt. See puudutab ka võlgade tagasimaksmist, kohustuste ümberkorraldamist, finantsilise tasakaalu saavutamist ja ka vara jagamise küsimust, kui see on sul päevakorras. Hopsti. Ja siis see energia siis Jupiteri ja Veenuse ühendumise periood siin 9. juunil, see tegelikult parandab siis sinu olukorda märgatavalt. Oluline on, et paranemine ei pruugi tulla ainult sinu enda teenitud raha kaudu. See võib saabuda ka partneri, perekonna või ühiste projektide kaudu. Näiteks võib suureneda partneri sissetulek. See omakorda parandab kogu pere rahalist olukorda. Samuti võivad esile kerkida olulised ühised ostud. Näiteks kinnisvara ostmine koos perega, ühise ettevõtte loomine, suurem investeering tulevikku ja selle ühenduse üks olulisemaid mõjusid seisneb selles, et see vähendab puuduse ebakindluse tunnet. Võid märgata, et hirmud, mis on seotud raha, turvalisuse või ressurssidega, hakkavad järk-järgult vähenema. Mõne inimese jaoks võib see energia avalduda abiellumisena või suhte ametlikuks muutumisena. Sellisel juhul võib toimuda ka ühiste ressursside ühendamine ning pere-eelarve kasv näiteks. 8. maja on aga eelkõige sisemise muutuse maja, siis astroloogiliselt. Seetõttu võib toimuda oluline muutus sinu suhtumises iseendasse ja oma tunnetesse. Sa võid lõpetada oma tegelike tunnete ignoreerimise, võid hakata rohkem kuulama oma sisemist häält. Võid lubada endale elu, mis on rohkem kooskõlas sinu tegelike soovidega. Ja mõne jaoks võib see olla saatuse kohtumine. Mõne jaoks väga sügav armumine, kui sa oled nüüd üksik olnud enne seda. Mõne jaoks kaua kestnud probleemi lahendust. Ja see võib olla probleem, mis on sind aastaid piiranud ning mille lahendus avab täiesti uue peatüki. Kommenteerige siia kindlasti, see oleks hea teada. Ja see Veenuse ja Jupiteri ühendus kõige sagedamini siis toob kaasa rahalise olukorra paranemise. Ja seda siis läbi uute ressursside või läbi investeeringute, mis hakkavad tulevikus vilja kandma. Ja selle ühenduse suurim kingitus on sisemine taassünd ning arusaam, et sul on rohkem jõudu ja võimalusi, kui oled seni seda arvanud. Vaat, eriti vinge minu meelest. Kalju kits. Nii, hea. Kalju kitse jaoks toimub siis Veenuse number 6 energia, Jupiteri number 3 energia ühendus 7. majas, on partnerlus, koostöö, lepingute ja oluliste suhete sektoris. Just selles eluvaldkonnas hakkab avanema uus heaolu energia. Iga inimese puhul võib see väljendada muidugi erinevalt, sest info on ju üleüldine. Mõne jaoks tähendab see uut romantilist tutvust, mõne jaoks suhte arengut järgmisele tasandile. Mõne jaoks on see kohtumine juba toimunud ning nüüd hakkab suhe muutuma sügavamaks ja kindlamaks. Ja see võib viidata ka uutele tööalastele kokkulepetele. Need võivad olla siis uued lepingud, uued kliendid, uus töökoht, tulus koostöö, strateegiline partnerlus, ettevõtlusega seotud kokkulepped. Mõne jaoks võib see olla oma ettevõtte loomine. Sõltub, mis sul päevakorras on. Mõne jaoks koostöö mõjuga kliendi või organisatsiooniga. Ja see tegelikult see Jupiteri energia number 3 võib tuua siis nüüd 9. juunist alates siis hästi palju nagu mitu võimalust siis korraga. Ja seetõttu siis võisid juba alates 12. augustist 2025 olla selles olukorras, kus pidid valima erinevate töö- või koostööpakkumiste vahel. Et kommenteeri siia või tuleta meelde, mis sul siis oli eelmise aasta augustikuus. Ja nüüd hakkavad siis need valikud vilja kandma.
see ühendus võib parandada ka sinu partneri olukorda, näiteks partneri sissetulek suureneb, partner leiab parema töö, partneri tervis paraneb, partneri elus toimuvad positiivsed muutused ja kuna tegemist on inimesega, kes on sinu jaoks oluline, mõjutavad need arengud positiivselt ka sind. ja paljud kaljukitsed võivad nüüd avastada, et soovivad oma elu rohkem jagada, mitte ainult kontrollida oma elu ja kohustusi, vaid luua tõelist lähedust. Tekib soov olla koos, mitte ainult füüsiliselt, vaid ka emotsionaalselt. töövaldkonnas see toob kasulikke kokkuleppeid, häid tehinguid, tugevaid liitlasi, uusi koostöövõimalusi. võid saada huvitava ettepaneku kelleltki, kes mängib sinu elus olulist rolli. see võib siis puudutada tööd, raha, ühiseid projekte, reisimist, tulevikuplaane ja umbes 9. juuni paiku, ehk siis see on siis homme ja mõni päev enne või pärast seda võivad sellised pakkumised olla eriti olulised. samuti võib see energia avalduda positiivsete sündmustena sinu laste kaudu näiteks või laste elus või teiste lähedaste inimeste elus, kelle edu ja saavutused teevad sind siiralt rõõmsaks. mõne jaoks võib see ühendus tähendada abiellumist, mõne jaoks olulist ühist otsust, mõne jaoks uut töölepingut või suurt koostööprojekti. üldiselt tuleb edu, kasu ja areng kaljukitse elu just partnerluse kaudu, just siin 9. juuni perioodis ja edasi. ja selle ühenduse suurim kingitus on mõistmine, et koos on võimalik saavutada rohkem kui üksinda. vot nii, kallid kaljukitsed, kommenteerige. ma vaatan vahepeal, mis õues toimub. vot, kõik liiguvad, kõik lähevad tuttu, meie veel lossiga teeme tööd. nii, veevalaja. jaa, veevalaja jaoks toimub siis Veenuse ehk siis see number 6 energia Jupiteri ühendus 6. majas ja see on igapäevase tööharjumuste, tervise, töötingimuste, kohustuste ja elukorralduste sektor. ja selle ühenduse mõju võisid sa tunda samamoodi nii nagu teistelegi siis 12. augustil 2025. ja nüüd aktiveerib siis Veenus ja Jupiter nende korduvühendust taas terve aasta kestva arenguprogrammi just nendes valdkondades. see võib väljenduda mitmel moel, mõne jaoks tähendab see uut töökohta, mõne jaoks valikut erinevates töösuundade vahel ja see Jupiteri ehk siis number 3 energia sümboliseerib siis mitmekesisust ning võimalusi ja seetõttu siis võivad olla sul korraga mitu tegevussuunda. ja üks võib siis olla selline peamine, teine võib olla täiendav ja mõne jaoks tähendab see ettevõtte laienemist. ja võimalik, et palkad uusi töötajaid või laiendad oma meeskonda. mõne jaoks tähendab see kollektiivi kasvamist või uute inimeste lisandumist töökeskkonda. ja see number 3 ehk siis Jupiteri energia siis on seotud uhkusetunde oma töö üle. seetõttu võid saada töö või projekti, mille üle tunned siirast rahulolu ja uhkust. samuti võib see periood parandada sinu elukeskkonda, näiteks elamustingimused paranevad, toimub remont, ostad kinnisvara mm,. siis uuendad kodu näiteks, lood enda ümber rohkem ilu ja mugavust. ja need Veenuse ja Jupiteri energiat siis loovad sinu ellu siis rohkem ilu, harmooniat ja heaolu energiat. ja see ei ole ainult vajaduste täitmine, see on soov luua keskkond, kus on hea elada. ja see võib siis väljenduda uues mööblis, tekstiilis, sisustuselementides ja nii edasi. ja, jah, oota, oota, üks koht läks natukene sassi. nii, ja et kuna siis veevalajal siis see viitab ka sellisele tervisele veel ja see viitab sellele, et sa hakkad rohkem pöörama enda tervisele siis tähelepanu nüüd 9. juunist edasi ja sa võid investeerida oma füüsilise seisundi parandamisse, see võib siis väljenduda näiteks tervisepuhkuses, sanatooriumi külastus või mingi spordiklubiga liitumises, massaažikursus, teraapia ja oluline ei ole siin siis ainult see füüsiline tervis, vaid siis ka sinu enda emotsionaalne enesetunne ja võid märgata, et hakkad tajuma maailma enda ümber sõbralikuma ja toetavamana ja tekib tunne, et elu aitab justkui sind.
et sinu ümber on rohkem võimalusi kui takistusi. Ja, ja see viitab sellele, et sul nüüd siin 9. juunist edaspidi siis justkui töötingimused paranevad, tööalase olukorra areng, parem elukorraldus, tervise tugevnemine. Ja samal ajal siis suureneb rahulolu sellega, mida sa teed. Ja sul tekib tunne, et sinu tegevused või sinu tegevusel on siis mõte ja väärtus. Ja, ja kui sinu jaoks on praegu oluline näiteks raviteema, siis viitab see ühendus veel ühele huvitavale võimalusele, ehk siis see viitab ka siis mingi spetsialistile või arstile, kes asub kas kaugemal või on seotud siis välismaaga ja seetõttu võib osutuda eriti kasulikuks näiteks ravi või taastumine väljaspool oma kodukohta. Ja kui sul on valida kohaliku ja kaugemal asuva võimaluse vahel, siis võib teine variant osutuda tulemuslikumaks, ehk siis see, et mis on välismaaga seotud. Ja see energia võib siis viidata ka romantilise tutvustele, mis on seotud siis töö või igapäevaste kohustustega. Ja see võib siis olla tööalane tutvus, koostööst algav suhe näiteks. Ja, ja see teema siis üleüldse on see, mis aitab parandada siis sinu eluruumi, tööelu, tervist ja igapäevast heaolu siis siit 9. juunist alates. Läheme siis kalade juurde, viimane. Ja kalade jaoks siis toimub siin ka Veenuse number 6 energia ja Jupiteri number 3 energia siis 5. majas. Ja see on rõõmu, südame, armastuse, inspiratsiooni, loovuse, laste, hobide ja eneseväljenduse sektor. Ja 5. maja on seotud kõige sellega, mida inimene loob südamest, ehk siis number 5 numeroloogiliselt viitab väga tugevalt sellele, et palju uusi tutvusi, palju koolitusi ja muid asju. Ja siis need planeetide ehk siis Veenuse ja Jupiteri ühendus siis sümboliseerib rõõmu elust ning valikuid, mida tehakse siis südame häält kuulates. Ja see loob siis ka selliseid erakordselt soodsaid energiavooge. See on energia, mis paneb südame taas elama. See võib avaldada soovina siis armastada, luua, inspireeruda, nautida elu, teha midagi, mille üle saad tulevikus uhkust tunda. Ja see on seotud siis loominguga ja see tähendab kõike seda, mida me maailma loome. Ja igaühe teie jaoks, meie jaoks on see erinev. Mõne jaoks on see kunst, mõne jaoks muusika, mõne jaoks kirjutamine, ettevõtlus, võib-olla Youtube indus, blogi pidamine ja mõne jaoks on need lapsed ja lapsed on samuti looming ning elu jätkumise sümbol. Ja seetõttu mõjutab see ühendus väga soodsalt ka armuelu. Ja see on see periood, millal siis tuleb rohkem sellist armastuse vajadust, olla armastatud, särada, tunda ennast atraktiivsena, nautida tähelepanu ja paljud võivad hakata rohkem tähelepanu pöörama oma välimusele, stiilile, eneseväljendusele. Ja see energia sobib suurepäraselt kõigile, kes tegelevad loominguga. Oluline on mõista, et looming ei tähenda ainult kunsti. Looming on iga tegevus, kus inimene paneb oma inspiratsiooni ja südame energia sisse. Ja see võib olla mis tahes siis projekt, mis pakub rõõmu ja eneseteostust. Nii nagu ma just enne loetlesin, on see siis muusikakunst, mingi blogi pidamine, Youtube, Facebook, mida iganes. Ja samuti võib see periood tuua mõtteid uuest ametist või uuest tegevussuunast. See viitab siis äh, et see ei viita ainult sellele praegusele tööle, et see viitab tegelikult siis tulevikuprotsessidele, mis on siis ees ootamas. Ja see näitab suunda, kuhu süda soovib liikuda. Ja see number 3, eks Jupiteri energia viitab mitmekesisusele ja seetõttu võivad tekkida näiteks ideed, et millega veel võiks tegeleda, mida uut võiks õppida, kuidas oma andeid rohkem kasutada. Ja see sümboliseerib ka kaugeid paiku ja välismaad, seetõttu võivad tekkida eesmärgid või unistused, mis on seotud kas reisimisega, välismaal töötamisega, välismaal õppimisega, kolimisega, mingid rahvusvahelised projektid. Mõni võib hakata kavandama tulevikku, kus on rohkem vabadust, rohkem liikumist või vähem piiranguid. Ja see võib ka tuua näiteks tegelikult tutvusi välismaalastega. Need võivad olla siis kas romantilised suhted, sõprussuhted, tööalased kontaktid,
Ja kõige olulisem on aga see, et tunned taas, kuidas süda ärkab ellu, energiat tuleb rohkem juurde ja see ei keskendu enam kohustustele, sa hakkad pöörama tähelepanu sellele, mis sind päriselt rõõmustab. Ja see on pigem selline inspiratsiooni aeg. Ja samamoodi tuletan meelde siis, mis sul oli 12. augustil 2025, mis energia sa sealt üles said ja see jätkub nüüd siit edasi. Ja see on selline uute soovide aeg. See on aeg, mil hakkad taas unistama suurelt. Ja kuna see periood on ka seotud siis lastega, siis see võib ka tuua näiteks lapse sünni, lapselapse sünni, rõõmsaid sündmusi laste elus, laste mingid uued saavutused ja ka laste mingit loomingulist arengut ja uusi võimalusi näiteks laste tuleviku jaoks. ja sa võid tunda siirast uhkust oma laste saavutuste üle ning rõõmustada nende edu üle. ja ja see ühendumise periood annab siis kaladele praegu sellise soovi või tahte, et jälle uuesti justkui elada ja luua ja see on inspiratsioonivoog, mida saab suunata ükskõik millisesse eluvaldkonda. samuti võib selle ühenduse ajal tekkida plaan mõne olulise ostu tegemiseks. see võib olla midagi, millele paned suuri lootusi ning mille omandamine muudab sinu elu meeldivamaks, mugavamaks ja rõõmsamaks. sa tunned intuitiivselt, et see ost või eesmärk on seotud sinu tuleviku arenguga. Ja siis ka see Jupiteri ja Veenuse energiat aitavad, see ühenduse aeg siis aitab ligid tõmmata ning loob tingimused nende realiseerumiseks, siis nende võimaluste. ja selle perioodi üks suuremaid sõnumeid on siis teile, kalad, et süda teab teed. usalda oma intuitsiooni ja südant. kuula oma sisemist kutset ja see võib siis ühendusse avada sinu ees täiesti uue inspireeriva peatükiga. jah, väga huvitav. mina tänan ja aitäh, kes siis aitavad panna neid ma ei tea, kuidas neid eesti keeles öelda, ajavööndid tahan ikkagi öelda, vahet pole. Need sekundid, minutid, millal on siis kellegi koht, kellegi aeg. ja mul on siin üks abiline, kes seda ka aitab teha, nii et kui sina nüüd, kes oled siiamaani seda kõike vaadanud, kuulanud, siis sa saad ka seda teha. ma tulin nautima korraks veel ilusat loodust ise ka, ma vaatan, mis kell on. kell on 22:33 praegu. vot ja siin ma olen. meil sai sääsed otsutaja ka praegu siin laua all otsa. vot seepärast ma tunnen kohe, kuidas nad hakkavad aktiviseeruma. teate, ma näitan, minu abiline magab täiega. üle töö. ma ei tea. nüüd hakkame koju minema. jaa, ma tahtsin teile seda ütelda, et käige kindlasti piiluge ka numbritekeel.ee koduleheküljel. nüüd sääskammustes ei ole mütsid. siis seal on sündmused, ehk siis vestlusõhtu on tulema siis ka eelmiste elude kohta tuleb koolitus, sõltub muidugi, millal sa nüüd seda kuulad. aga siis juunikuu lõpupoole. ja aitäh, et sa oled siin, aitäh, et sa jagad videoid ja aitäh, et sa paned ka pöidlaid, see on mulle väga oluline. ja nii lihtsalt ongi. täna siis selline asi, mulle iseendale väga meeldib astroloogia. ma kuulan ikka kõrgkiikis, ühendan seda numeroloogiaga ja kanal on ikkagi numeroloogiline. ja tuletan siis ka meelde, et ma olen olemas ka, kui soovid iseendale lähemale jõuda numeroloogilise aspekti läbi. ehk siis informatsiooni leidub erinevaid siis numbritekeel.ee kodulehe kaudu, kuidas saad ennast aidata ja olla siis ühenduses ja siis ka kutsun suletud Facebooki gruppi Numbrite Keel. egas midagi, tšau-tšau ja näeme järgnevates huvitavates peatükkides.